Paul Aron, who comes out of that final corner. He comes towards the checkered flag and he takes his second win. Paul Aron through in P1. Paul Aron is your race winner and a great win from him. No selles mõttes ma olen õhtu inimene, et mul ikkagi meeldib asju õhtul teha, aga tänu oma treenerile ma olen päris palju ümber harjunud selle poole pealt, et ma olen üritanud hakata trenni tegema alati hästi vara hommikul ära. Et probleem on lihtsalt selles, kui sa jätad trennid ja tähtsad asjad õhtusse, siis tihtipeale selle õhtul tuleb ka muid plaane ja siis on lihtsalt keeruline kõik asju kokku sobitada. Mõnikord ma väga naudin reisipäeva näiteks, et on siuke hea rahulik, lennukis loed raamatut, interneti pole, keegi ei saa tülitada ja siis ei ole vaja otseselt ennast halvasti ka tunda. Ausalt öeldes ma üritan siukest hetke, kus ma olen ainult oma mõtetega väga palju leida, aga vähemalt ise ma olen tähele pannud, et need hetked, kui ma ei taha endaga vagusi olla, need on need hetked, kus tegelikult mul mentaalselt ei ole kõik asjad selged ja ma ei ole mentaalselt heas kohas. Kui ma võidu sõitsin, siis enne võistlusi mu rutiin oligi, et ma läksin 30 minutiks, viskasin pikali maha ja lihtsalt olin vaikuses oma mõtetega. Et kõik siuksed mõtted, mis tekitasid hästi palju ärevust, need olid seotud sellega, et üritasid liiga palju tulevikule mõelda. Ja siis ma proovisin sellest aru saada ja lihtsalt aksepteerida, et tulevikku ma ei saa kontrollida ja tulla hetke tagasi. Et kõik see aeg oma mõtetega olemiseks oligi peamiselt selle mõttega, et olla hetkes. Ja kui tegelikult sul on vaja nüüd minna ja keskenduda mingile asjale tund-pool järjest, siis see on keerulisem, kui sa ei ole harjunud selleks. Vahepeal on minu arust hea lihtsalt olla oma mõtetega ja elada hetkes. On nädal, kus ei toimu midagi, aga nende nädalatel tavaliselt ma üritan olla Eestis ja siis on nädal, kus on Euroopa-sisesed etapid. Need ongi need hästi segased nädalad, kus ma olen nädala alguses simulaatoris, siis ma olen reedel teen selle üleöö simulaatori ja siis lendan laupäeva hommikul raja äärde ja olen siis nädalavahetuse raja ääres. Siis on Euroopa välised etapid, kus siis nädala alguses ma olen jällegi paar päeva simulaatoris, arvatavasti esmaspäev ja teisipäev ja siis kolmapäeval ma lendan siis raja äärde, kus iganes võistlus on. Et need on pikad päevad, aga ma arvan, et inimesed ikkagi saab päris täpselt aru, kui palju neid tunde on. Ja siis kõik muu, mis sellega kaasneb, eks ju, et kui palju läheb aega pakkimisele ja kõige selle läbi mõtlemisele. Kui mul on puhkenädal, siis füüsiline trenn on alati midagi, mis säilib ja kui mul on võistlusnädal, siis samamoodi see kunagi ei muutu. Et see teadmatus ja see teadmatus on täpselt nii väsitav, kui väsitavaks sa ise teed. See teadmatus võib olla nii väsitav, et sa põled ennast täielikult läbi ja see on asi, mida ma tegin eelmine aasta päris mitu korda, sellepärast, et ma ei aksepteerinud seda teadmatust. Aga fakt on see, et paljud asjad on minu kontrollilt väljas ja õige on lihtsalt see aksepteerida ja keskenduda asjadele, mis on sinu kontrolli all. Ja siis oligi see, kus ma hakkasin hästi palju mõtlema, et aga midagi peab ju olema, mida saab teha, sellepärast, et ma ei tahtnud aksepteerida, et nüüd nii jääbki asi. Et ma lootsin, et seal ikkagi mingid muutused on tulemas. Ja siis ma natukene töötasingi ennast üle ja see jõudiski sinna maani, et ma sain aru, et okei, et see ei ole päris jätkusuutlik. Aga kui sa nüüd mulle ütled, et mul on garanteeritud koht vormel 1, aga et ma pean aasta aega seda läbi elama, siis ausalt öeldes ma väga hea meelega teeks seda, sellepärast, et siis see koht on nii palju magusam, sest sa oled selle kõik musta töö nagu läbi teinud. Et tulebki lihtsalt aksepteerida, et kui sa võtad siukse ükskõikse maailmavaate, siis tegelikult on kogu asi väga lõbus. Ma saan reisida ümber maailma, mul on võimalus jõuda vormel 1, mis on motospordi maailma tipp, mis on mu unistus. Ja mingil määral sa võid mõelda, et sul on vähem pinget, sest niikuinii asjad on sinu kontrolli alt väljas. Et tulebki leida siuke hea balanss ja asjad, mis on minu kontrolli alt väljaspool, nendele pole absoluutselt mõtet energiat kulutada. Ja need asjad, mis on minu kontrolli all, nendele tuleb maksimaalselt kulutada. Ja üleüldiselt siuke füüsiline trenn, füüsiline tegevus lihtsalt teeb mind õnnelikuks. Et jällegi see on ju lihtsalt potentsiaali raiskamine, kui sa
ei tegele oma vaimse poolega, kuigi tegelikult sellega tegelemine võib sind väga palju edasi aidata. Et need on mõlemad asjad, mis ükstapuha, mis mu elus toimub, kui ma nende kahe asjaga tegelen ja neid joonel hoian, siis ma võin oma eluga suhteliselt rahul olla. Mina mäletan teda siis, kui ta nagu oli siuke pre-teen. Et ikka väike. 2021 oli vist siis see, kui ma tegin nagu esimese treeningkava Paulile. Ja siis ta pani nagu viieline ja tegi tõk ära seal ilusti. Aga ta oli selles regionalis. Ja siis ma ei tea, kas tema emal või isal tuli idee, et kuule, et võtame Karli sinna kaasa, vaatame, mis saab. Ja siis saatuse kaardid langesid nii, et siis ta võitis mõlemad sõidud ja siis põhimõtteliselt pere oli veendunud, et minust on kasu. et kuidagi nii läks. Et kõige parem peegeldus ongi see F2 hooaeg. Tegelikult ei olnud aegagi siis ühegi teise nii-öelda sportlase jaoks. Aga perfektsionist on ta kindlasti. et see on tal, ma ütleks, et mõlemad pidi nagu tugevus ja ka nõrkus tegelikult kohati. Ausalt öeldes mul on neid situatsioone olnud küll, kui näiteks minu arust oli aasta 2023, kui ma Formula Regionalis võitlesin tiitli peale ja me läksime Monacosse ja ma nii tahtsin Monacos seda võistlust võita, sest kõik teavad, et Monacos mööda ei saa sõita. Ja ma pingutasin väga üle ja ma esimene ring katsusin tagareffiga seina ja siis purustus mu vedrustuse ja ma ei teinudki ühtegi ringi seal kvalifikatsioonis. Ja näiteks peale seda võistlust ma kindlasti olin 2 päeva, ma ei tea, mis depressioon on, aga ma arvan, et see oli depressioon ausalt öeldes. Et mul lihtsalt ei olnud motivatsiooni mitte midagi teha, aga meil oli järgmine nädal juba järgmine võistlus ja ma olin Karliga oma treeneriga koos ja see võistlus oli pühapäeval. Esmaspäeval me olime juba looduses, matkasime, kuigi ma ei tahtnud neid asju teha, aga me surusime need läbi, sõime tervislikku toitu, me olime metsas matkamas. Konkreetne näide, mis ta tõi, vist oli pärast Monacot ja enne kui seal Prantsusmaal oli Paul Ricardis või kusagil oli järgmine sõit. Ja kuna see löök oli lihtsalt nii suur, et ta tõesti tõmbas endasse kinni ja vormelis on nagu see probleem, et sul üks väike viga maksab nii palju, aga vormelis üks viga võib olla nagu lihtsalt nii hävitav. Ja muidugi sa hakkad sealt kogu oma karjääri siis mõtlema, et mis nüüd saab või miks ma seda tegin või et kas ma ei oska sõita või kas ma panin lihtsalt üle või milles probleem on. Ja kuna see väljenduse pärast, see pauk on nii tugev, siis tegelikult on hea, kui sa korraks paned kõik asjad kinni ja lähed nii-öelda metsa ära. Vaatad ilusat loodust ja väsitad ennast ka füüsiliselt ära, et sa ei jõuaks nii palju kerida seda vaimset poolt võib-olla. Ja põhimõtteliselt kõige lihtsalt öeldes nagu arvutile teeksid restardi, eks. Ja selleks hetkeks, kui ma rajaarde jõudsin, ma olin eluga jälle mega rahul. Ja 3 päevaga mul oli siuke tunne, et 3 päeva tagasi mul oli siuke tunne, et elu on mõttetu ja 3 päeva hiljem ma olin nii elevil, et minna jälle rajaäärde ja järgmine etapp ma ühe võistluse võitsin ja teise sain 3. ja see oli üks parimaid nädalavahetusi too aasta. Et neid hetki on olnud, aga ma olen nendest alati mega kiiresti välja tulnud. Ütleme kogu selle aastate vältel, mis Pauliga tööd oleme teinud, ja üldse motospordis, kus on need hinnad nii kõrged vigadel, siis tegelikult see, et sa oskad selle errori ära pakkida, ära unustada, edasi minna ongi suuresti päris tihti sellise pikaajalise soorituse edu võti. Aga probleem ongi selles, et kui selliseid olukordi saaks olla lõputult, siis kõik need sõitjad oleks lõpuks tugevad. Pauli puhul siis jah, mulle tundub, et mõned sellised nii-öelda tugevad paugud on tegelikult olnud osa sellest teekonnast ja loodetavasti me oleme saanud need nagu piisavalt varajases karjääris ära, piisavalt väikeste hindadega suure pildi mõttes, et see lubab tal nüüd ainult minna sinna lõpuni välja. Et tegelikult on hea, et sa mõtled asjad läbi ja sa analüüsid oma tegevusi ja oma tegemiste nagu reaktsiooni, et mis sellest võib siis laiemas pildis juhtuda või tulla. Ja tegelikult ma mõtlesin viimasel ajal
tal on parem suhe sotsiaalmeediaga kui minul, mis on tegelikult väga suur samm, et sa suudad nagu, kuule, võtame selle asja ja paneme korraks siia kõrvale ära, on ju. Et kui teised kõik seal kohe scrollivad ja on põhimõtteliselt selles vormelimullis natuke ka sellise selle kõrvalasja pärast, siis tema nagu pigem keskendub sellele, kuidas mul ikkagi autorattad võimalikult kiiresti all edasi veereks. Ausalt öeldes see on üks asi, millest ma pole ikka aru saanud, et kas see, et ma magan nii palju kunagi mängib tulevikus kaardid mulle tagasi, et kui ma võrdlen oma treeneriga, kes magab võib-olla 6 tundi ja opereerib perfektselt, siis mina pean magama 10-12 tundi, et opereerida samamoodi. Kuidas see tasakaal tekib. Et selles mõttes see magamine on väga suur teema mul ja nii kaua, kui ma saan hästi magada, siis vahet ei ole, kui raske mu elu on, ma tulen sellega väga hästi toime. Minu perfektne taastumine on siis, kui ma saan lihtsalt tulla koju ja ma ei pea mitte midagi tegema. Toitumine mängib ka suurt rolli, sest lõppkokkuvõttes ju toitumine on väga suureks faktoriks, kuidas sa ennast tunned. Ja ausalt öeldes mu treener Karl Pärjamäe on ikka väga palju mind juhendanud elus sellega, et ma olen väga palju hakanud väärtustama asju, mida tema väärtustab. Et minu jaoks see lühiajaline võit, süüa midagi ebatervislikku ja nii-öelda nautida seda maitset ei ole enam väärt seda pikaajalist halba enesetunnet. Vahepeal ikka ja neid, näiteks eile ma käisin kinos ja ma sõin selle 5-liitrise karbi popcorni, mis ma arvan, et oli nagu vähemalt 1500 kalorit. Et neid hetki ikka tuleb. Mis inimesed võistavad mul sellisõitja rolli kohta valesti? Ma arvan, et ega väliselt see tundubki nagu lihtsalt ma lendan võistlustele ja tiksun kaasas ja vaatan neid treenne ja kvalifikatsioone ja sõite nagu kõik teised ja rohkem polegi. Kõik see vahepealne aeg, ma olen kas kõikides nendes kohtumistes, kus ma kuulen inseneride juttu või siis ma tegelen tiimipartneritega. Ma arvan, et väliselt tundubki, et on hästi palju sükest niisama olemist, aga tegelikult seda põhimõtteliselt ei olegi. Selle nimel olen ma mõttetööd palju teinud, et kuidas oma graafikut võimalikult hästi manageerida. Algselt ma arvasin, et see tähendab seda, et ma pean 24/7 mõtlema selle peale, et ma pean olema valmis. Ja see oli suur viga, sest ega see midagi ei muutud peale selle, et ma lihtsalt väsitasin ennast mentaalselt väga palju, sellepärast, et ma kordagi ei lasknud oma kehal puhata, ma pean olema valmis. Ja kuna ma niimoodi mõtlesin, siis ma kogu aeg olin ka siukses ärevas olekus. Me oleme Pauliga võtnud õnneks sellise lähenemise, et me tegime alguses selliseid rutiine palju, nagu vahetult enne autosse minekut ja üritasime vaadata, kas on mõni asi, mis töötab paremini või nii, aga tegelikult mida vähem sa lood endale justkui tingimusi, mida enne sooritust täita, seda lihtsam on lihtsalt minna ja sooritada. Et ma arvan, vormelis on piisavalt asju, mis juba peavad paigas olema. Paul on ammu valmis selleks hetkeks, kui me juba raja ääres oleme, et minna. Nüüd ma olen sellel arvamusel, et see ei tähendagi midagi muud, kui lihtsalt jälgida, mis toimub, et ma kuulan kõiki neid kohtumisi, ma tean enam-vähem, mis autoga toimub ja mis seisus auto on, et mis on limiteerivad faktorid, mis mitte. Eriti nüüd, kui need uued autod on, siis seal on väga palju nüansse ja väikseid detaile, mida peab teadma. Et ma hoian ennast kõige nendega kursis ja enne etappi ma teen ka ise siukse väikse kokkuvõtte, et kui ma nüüd autosse peaksin hüppama, et siis millised on mul siuksed visuaalsed pidepunktid, mille lävel siis sõita. Et ma teen ise siukse väikse ettevalmistuse ja ma tean, et kui mul nüüd need pidepunktid enam-vähem selged ja ma enam-vähem tean, mis autoga toimub, siis ega mul ei olegi vaja rohkem stressata selle peale, et kas ma olen valmis või mitte. Et kui nüüd see hetk tuleb, siis ma tean, et ma olen teinud, mis ma saan ja hüppan sisse ja usaldan ennast. See nii-öelda ekstra panus ja see ekstra töö on minu arust olnud minu tugevus alati. Ja võib-olla see teine külg ongi see, et ma väga naudin seda. Et kui ma saan sellest esmasest pingest üle, et on hästi palju vaja panustada ja on hästi palju vaja rohkem teha kui teised ja kõik on vaja kontrollida ja kui ma natukene lasen asjadel rohkem sujuda, siis ma alati naudin seda sporti nii väga, et
mul muutub see nii naturaalseks ja ma olen nii kuidagi nagu kodune seal ümbruskonnas. Et mida rohkem sa koduselt ennast tunned mingis ümbruskonnas, siis seda rohkem sa mõtled, kuidas midagi saavutada, selle asemel, et karta, et sa teed mingeid vigu. Ma olen alati selle meelt, et ma pigem proovin ja katsetan ja läheb midagi nässu, kui see, et sa kunagi ei proovi ja elad sükest hästi turvalist elu ja siis, kui üks hetk oled seal haiglas voodis ja oled suremas, siis mõtled, et kurat, igav oli. Mis on selline, ma ei tea, kõige suurem pinge, stressiallikas, mida keegi teine ei näe? No ma arvan, et F1-s on see, et sa tead, et sul on 1000-liikmeline tiim, kelle autoga sina võistled. Seal on 1000 inimest, kes on selle auto ehitanud, sul on raja ääres 100 inimest, kes on insenerid, mehaanikud, kes töötavad absurdseid tunde, et see auto oleks kiire, et see auto toimiks ja siis sina hüppad sinna autosse ja lähed sellega sõitma ja nüüd mõtle, kui sa selle auto sinna puruks sõidad, kõik see tööaeg, mis nad on sinna panustanud, on kõik nässu läinud. Minu arust sa pead sellele võimalikult vähe mõtlema ja lihtsalt keskenduma sellele, et sa oled seal sellepärast, et sa tahad võidu sõita ja see ongi kõik, mis on tähtis. See ei ole ainult nii, et ta on nagu osav rooli keerama, on ju. Et taustatöö on ikkagi tähtis ja tugev. Kahjuks ei ole ka nii, et selle taustatööga sa justkui võitled selle kõige suurema koha välja endale. Et see on see nägemata või see nii-öelda pimedat tööde küsimus, et mis sa siis teed, kui keegi ei vaata. Paul teeb tööd tegelikult. Simulaator on alati väga tähtis asi motospordis. Sul on vaja kindlaid radu. Ja selleks, et seal rajal sõita, see rada peab olema ette broneeritud, sul on vaja autot, nende autodega ei tohi sõita nii-öelda sarja välistel aegadel, et sari ise paneb paika, mis päevadel sa võid nende autodega sõita, et muidu see kogu treeni tegemine on limiteeritud. Ja sellepärast on väga tähtis ettevalmistus, sest sul on nii vähe aega. Ja simulaator on üks võimalus, kus me saame natukenegi sõitu harjutada niimoodi, et me ei riku neid reegleid siis, et simulaatoril ei ole mitte mingid piiranguid ja enamus meie ettevalmistusi toimubki simulaatori, et tegelikult mulle varasemalt väga meeldis simulaatoritöö, sellepärast et ma läksin sinna kohale, me tavaliselt tegime 1 päev per rada ja siis me kulutasimegi terve päeva selleks, et seal simulaatoris proovida läbi erinevad tuulesuunad, tegime läbi nii-öelda nädalavahetuse kava, et tegime trenni, tegime kvalifikatsiooni, tegime võistluse ja nii-öelda harjutasimegi läbi kogu selle, mis oli tulemas. Tihtipeale, mille jaoks on väga hea, on see, kui sul on vaja mingit uut tehnikat õppida. Sa peadki lihtsalt harjuma ära, et sa pead suutma keskenduda ja vahepeal ongi väga raske keskenduda ja siis tulebki lihtsalt läbi suruda. Et seal ei olegi midagi rohkem, et päriselus seda probleemi ei ole, et sisendit on nii palju, sul on mootori heli, sa näed, mis su ümber toimub, sa istud seal autos, sa tunned läbi keha kõiki neid vibratsioone ja kõiki neid helisid, et kõik see aitab sul keskenduda ja see on ka väga huvitav. Tegelikult ju, kui sa neid uusi autosid arendad, siis sul ei olegi mitte mingisugust teadmist, kas need numbrid ja simulatsioonid, mis sul on õiged või mitte, kuni lõpuks auto on raja peal. Ja tähtis ongi panna siis see sõitja tagasiside ja see inseneri info kokku. Ja mida täpsem on sõitja tagasiside, seda täpsemini oskab see insener panna siis seadistuse nii nagu vaja. Aga kui päev on olnud rusuv ja raske ja sul ei ole võimalik võib-olla ennast niimoodi emotsionaalselt maha laadida, mis aitab rasketel õhtutel uinuda? See on just uni on tähtis. Ma läheks lihtsalt kohe magama. Mul ei ole uinumisega probleemi. Kui ma olen väsinud, siis alati on targem minna magama ja tihtipeale võib-olla järgmine hommik sa ärkad üles, seda probleemi polegi enam. Kuidas sa mõõdad progressi, kui sellist suurt hetke ei ole, et just nüüd reservsõitjana, et sa ei saa ju tähistada, et oli edukas nädalavahetus, ma olin poodiumil või ma võitsin? Ega see ongi keeruline, et kui sa hakkad oma progressi mõõtma nüüd läbi oma tulemuste, siis sa tekitad endale väga-väga raske positsiooni ja sellepärast ka tihtipeale inimesed arvavadki, et see, kui nad võitsid midagi, siis nad olid tublid. Aga tegelikult, mida kaugemale sa jõuad, seda parem on tase, seda võrdväärsemaks muutub kogu mäng ja seda keerulisem on neid häid tulemusi saada. Ja siis ongi tähtis aru saada, et sa ei tee seda kogu asja tulemuste pärast,
et kui sa liiga palju keskendud nendele välistele asjadele, siis sa hakkadki lõpuks oma elu nende nimel elama, aga sellega lihtsalt on probleem see, et need välised faktorid mitte kunagi ei tee sind õnnelikuks, sellepärast et need tegelikult ei tähenda sulle midagi. Sa saad selle karika, aga siis sa hakkad muretsema, kuidas see järgmine karikas saada. Selle asemel, et kogu aeg mõelda, et sa tahad paremini sõita või et sa tahad rohkem keskenduda või asjadele, mis on tegelikult sinu kontrolli all. Ja pigem mõelda, kuidas sa saad selle parima sõidu teha strateegiliselt oma poole pealt ja võtta igast situatsioonist maksimumi.